Täna juhtus kohutav tragöödia, suri Olav Suuder. Olav oli Eesti tuntud tele- ja raadioajakirjanik, kes sündis 5. juulil aastal 1972. Ta oli mitmekülgne talent, kellel oli erinevaid kogemusi ja saavutusi meediavaldkonnas. Suuder lõpetas Tartu Miina Härma gümnaasiumi ning jätkas õpinguid Tartu Ülikooli arstiteaduskonnas, kus ta õppis ravi erialal aastatel 1990–1994. Pärast ülikooli lõpetamist oli Suuder seotud mitmete meediaväljaannetega. Ta töötas Tartu Ülikooli kliinikumis ning oli kaasatud Q raadios, nädalalehes Liivimaa Kroonika, Kuku raadios ja Eesti Televisioonis. Suuder omandas laialdased teadmised erinevates meediavaldkondades ning kogus kogemusi nii raadio- kui ka teleajakirjanduse valdkonnas. Kõige enam tunti Olav Suudrit tema töö eest Kanal 2, kus ta oli aastaid uudistesaate Reporter saatejuht. Ta oli oma ala professionaal, kellel oli suurepärane oskus tuua vaatajateni olulised uudised ning tekitada huvi inimestes. Olavi lahkumine eetrist jättis tühja koha Eesti meediamaastikul ning paljud inimesed mäletavad teda justkui reporteri nägu. Lisaks oma ajakirjanduskarjäärile oli Olav Suuder aktiivne ka näitlejana. Ta oli osaline Eesti krimiseriaalis Kelgukoerad, kus ta kehastas Meedik Ropsi. Suuder näitas oma mitmekülgsust ja võimekust ka teistes valdkondades ning tema näitlejakarjäär oli täiendavaks tõestuseks tema talentide mitmekülgsusele. Olav Suuder oli hinnatud ajakirjanik ning tema panust meediamaailma tunnustati mitmel korral. 2007. aastal valiti ta teleuudiste edastajana parimaks televisioonis. Tema professionaalsus ja pühendumus tööle olid alati märgatavad ning ta oli armastatud nii vaatajate kui ka kolleegide seas. Kahjuks lahkus Olav Suuder meie seast ootamatult 6. juunil aastal 2023, jättes meid kõiki leinas ja kaotuse valu sees. Tema surm oli suur šokk nii tema lähedastele kui ka kogu Eesti meediamaailmale. Olav Suuder jääb meile meelde kui hinnatud tele- ja raadioajakirjanik, kes suutis oma karjääri jooksul tuua rõõmu ja informatsiooni paljudele inimestele. Tema panus Eesti meedia- ja meelelahutusvaldkonda jääb alatiseks meiega ning tema mälestus elab edasi.